Mida varjavad meie eest salapärased muistsed artefaktid? Kes ehitasid megaliitseid rajatisi, mis tunduvad liiga täiuslikud, et olla loodud tavaliste inimeste poolt? Mõned usuvad, et selle taga on hiiglased või isegi tulnukad teistest maailmadest, kuigi seda on äärmiselt raske tõestada. Aga mis siis, kui mineviku saladused on palju huvitavamad ja üllatavamad kui fantaasiad maavälistest tsivilisatsioonidest? Milline on meie planeedi kõige salajasem tehas, mis üritab ammu välja surnud olendeid ellu äratada? Ja millised uskumatud leiud ootavad meid Vana-Egiptuses? Kui sind huvitavad vastused neile ja paljudele teistele küsimustele, vaata kindlasti see video lõpuni. Tere sõber, sa oled kanalil Kirgir Top. Marionettnukud eemaldatavate peadega. El Salvadoris avastasid arheoloogid ainulaadsed savist kujukesed, mis on umbes 2400 aastat vanad. Need artefaktid, mis leiti San Isidro püramiidi varemetest, meenutavad marionettnukke. Neil on avatud suud. Suurematel eksemplaridel on eemaldatavad pead koos avadega, mille kaudu sai juhtimiseks niidi läbi panna. Teadlased nimetavad neid leide palinase kujukesteks. Sarnaseid artefakte on varem leitud Guatemalast. 5 kujukese seas on esmakordselt meesfiguur, kellel on märgatavad mustrid, mis meenutavad tätoveeringuid. Arheoloogid usuvad, et nukke kasutati rituaalides, mis jäljendasid reaalseid või mütoloogilisi sündmusi. Vanas Mesoameerikas arvati, et inimese kujutise loomine annab sellele sõna otseses mõttes elu. See võimaldas kohal olla isegi kaugelt. Avastus kinnitab, et iidne El Salvador oli osa keerulisest kultuurivõrgustikust, mis oli seotud Guatemala, Panama ja Nicaraguaga. 3 hämmastavat artefakti. Arheoloogid tegid avastuse, mis võib muuta arusaama Vana-Egiptuse ajaloost. Hiljuti leiti kadunud vaarao Tutmose teine hauakamber. Sündmus, mida võib võrrelda Tutanhamoni hauakambri leidmisega 1922 aastal. Kuid erinevalt kuulsast kuldse poisi hauakambrist oli Tutmose teine hauakamber tugevalt kahjustatud. Pärast vaarao surma uputas ruumi vesi ning suurem osa reliikviatest viidi tõenäoliselt mujale. Üks võtmeesemeid on alabastri anumate fragmendid, mis on kaunistatud Tutmose teise nimega. Need on umad, mis olid pardikujulised, kasutati rituaalides ja need näitasid omaniku kõrget staatust. Nendel olev kiri aitas kinnitada, et hauakamber kuulus tõepoolest sellele vaaraole. Veel üks oluline leid olid maalingufragmendid, mis olid langenud laest ja seintelt. Teadlased avastasid, et lagi oli kunagi värvitud siniseks ja kaetud tähtedega. Seinu aga ehtisid tekstid Amduati raamatust, vanade egiptlaste tekstist, mis jutustab päikesejumal Ra teekonnast allilmas. Sarnaseid kujutisi leidus vaid vaaraode ja nende lähikondsete hauakambrite seintel. Veel üks leitud artefakt on puidust varras, mis võis olla osa odast või tseremoniaalsest lehvikust, mida kasutati vaaraole tuult tegemiseks. Varrasal on säilinud kiri kuninga tiitliga, mis oli veel üheks tõendiks, et hauakamber kuulus Tutmosist taisele. Unustatud kivi. Otse Liibanoni südames, iidse Baalbeki templite kompleksi lähedal asub üks ajaloo suurimaid töödeldud kiviblokke. See hiiglaslik monoliit, tuntud kui unustatud kivi, avaldab muljet oma mõõtmetega 19,6 meetrit pikk, 6 meetrit lai ja vähemalt 5 meetrit kõrge. Selle kaaluks hinnatakse umbes 1500 ehk 1500 tonni. See on võrdne 200 Aafrika elevandiga. Mõned uurijad usuvad, et kivi oli mõeldud veelgi grandioossemaks ehitiseks kui Baalbek ise, kuid teadmata põhjustel ei viidud seda kunagi ehituspaika. Baalbeki templi kompleks, mis on tuntud oma kolossaalsete megaliitide poolest, ehitati Rooma võimu ajal meie aja esimese 3 sajandi jooksul. Kuid salapärased platvormid hiiglaslikest plokkidest, sealhulgas kuulus trillitoon, võisid tekkida palju varem. Kes olid need iidsed ehitajad, kes töötasid ja püüdsid liigutada nii massiivseid kive? Võib-olla on Baalbek palju vanema ja kõrgelt arenenud tsivilisatsiooni pärand, mille jäljed on seni seletamata. Suure lahingupaik. Tollense orus Saksamaal avastasid arheoloogid ühe Euroopa vanima lahinguvälja, mille vanus on umbes 3200 kuni 3250 aastat. Kõik algas 1996 aastal, kui uurijad leidsid jõekaldalt välja ulatuva luu. See sai alguspunktiks tõelise sõdalaste kalmistu avastamisele. Praeguseks on leitud üle 12 500 luu, mis kuulusid sadadele võidelnud inimestele, samuti umbes 300 pronksist ja kivist artefakti. Leidude hulgas on nooleotsad, odad, mõõgad, nuiad ja kaitsevarustus. Avastuse ainulaadsus seisneb selles, et relvad jäävad sageli otse luustikesse, kinnitades, kui jõhker see lahing oli. Paljud sõdalased hukkusid otse vees või kaldal ning nende kehad jäid sajanditeks puutumata. See paik avab meile tundmatu lehekülje pronksiaja ajaloost.
Võib-olla toimus siin lahing erinevate hõimude vahel, kes võitlesid territooriumi või ressursside pärast. See leiukoht tõestab, et sõdu peeti juba ammu enne antiikaja algust ning iidsed armeed olid palju organiseeritumad kui varem arvati. Inimesed osutusid targemaks, kui me arvasime. Arheoloogid avastasid Tansaanias 27 luustööriista, mis on 1,5 miljonit aastat vanad. Need leiud tõestavad, et iidsed inimesed õppisid valmistama luustööriistu umbes 1 miljon aastat varem, kui seni arvati. Teadlased usuvad, et luude töötlemine tööriistade valmistamiseks algas umbes 500 000 aastat tagasi. Kuid uued leiud näitavad, et juba siis kasutasid iidsed inimesed tehnikat, mis sarnanes kivide töötlemisega. Väikseid tükke maha lüües andsid nad luudele soovitud kuju. Uuringud on näidanud, et need tööriistad on valmistatud suurte loomade, nagu elevantide, jõehobude ja iidsete härgade luudest. See näitab, et inimesed valisid teadlikult oma tööriistade jaoks vastupidava materjali. Üleminek kivilt luule oli inimkonna ajaloos oluline intellektuaalne hüpe. Iidsetel inimestel ei piirdunud ainult harjumuspäraste tehnikate kopeerimisega, vaid nad kohandasid neid ka uutele materjalidele, mis näitab mõtlemise ja kognitiivsete võimete arengut. Müstiline harpia. Reljeeföö kuninganna, mis loodi umbes 1800 aastal Kristus, on üks salapärasemaid artefakte Mesopotaamias. Tuntud ka kui Perni reljeef, kujutab see tiivulist jumalannat, kellel on jalgade asemel linnuküünised ja kes seisab 2 lõvi seljal. Tema kõrval on öökullid, mis sümboliseerivad võimu, ööpimeduse ja vaimude maailma üle. Kujutatud jumalanna isik on endiselt vaidluste objekt. Mõned uurijad arvavad, et see on Ishtar ehk Inanna, Babyloonia armastuse, sõja ja viljakuse jumalanna. Teised oletavad, et reljeef kujutab Reshkigali, sünget allilma valitsejannat, Ishtari jõde. Reljeefi sümboolika viitab jumalanna võimule ja üleloomulikule jõule. Reljeef oli tõenäoliselt kultusese, mis oli seotud usuliste rituaalide või maagiliste tavadega. Selle rikkalik detailsus ja monumentaalsus viitavad jumaluse kujutamise tähtsusele tolle ajastu uskumustes. Tänapäeval asub see artefakt Briti muuseumis. Ohverdamine või sõjatrofee. Arheoloogid leidsid Rooma emailitud prossi 2. sajandist peegreistur. See avastati rauaaja asulakohast Lõuna-Ayrshire'is Šotimaal. Võimalik, et artefakti kasutati ohverdamisrituaalis asutamise ajal, mis annab uut teavet roomlaste ja kohalike brittide kontaktide kohta. Kaevamisi viidi läbi William Grant & Sonsi piirituse tehase territooriumil, kus uurijad leidsid suure puumaja ja kindlustatud palisaidi jäänused. Pross lebas vundamendi kraavis, mis võib viidata selle rituaalsele tähendusele. Selliseid prosse leidub Rooma impeeriumi piirialadel, Gallias, Šveitsis ja Piki Reini jõge. Teadlased oletavad, et see võis sattuda Šotimaale kas sõjasaagina, kaubanduse tulemusena või jumalatele toodud ohvrina. Asua Kurak, kust leid tehti, asus strateegilises kohas. Kuigi läheduses ei olnud Rooma forte, avastasid arheoloogid iidse sõjaväelaagri jälgi. Lisaks prossile leiti ka neoliitikumist ja pronksiajast pärit esemeid. See kinnitab, et see piirkond on olnud asustatud aastatuhandeid. 2 jumalanna keskel. 1908. aastal tegid arheoloogid vapustava avastuse. 4500 aastat vanad Vaarao Menkaura kujud, mis olid peidetud Giza liivadesse, need kujud on säilinud peaaegu ideaalses seisukorras, näidates Vana-Egiptuse skulptorite kõrgeimat meisterlikkust. Menkaur ei olnud lihtsalt valitseja, vaid ühe suure püramiidi ehitaja. Ja siin on ta kujutatud 2 jumalanna seltsis. Faarao vasakul seisab Hador, armastuse, emaduse ja taeva jumalanna, kes sümboliseerib kaitset ja jumalikku soosingut. Paremal on naisfiguur, kes kehastab üht Egiptuse nomi ehk piirkonda. See rõhutab kuninga tähtsust riigi ühendajana. Need kompositsioonid mitte ainult ei ülistanud Vaaraod, vaid rõhutasid ka tema seost jumalatega. Menkaura skulptuurid on ühed muljetavaldavamad näited Vana-Egiptuse kunstist. Need avavad meile ukse minevikku, võimaldades näha, kuidas egiptlased tajusid võimu, jumalikkust ja kuninglikku suurust. Tõi vanim laps, tõi koopas. Famdin tegid arheoloogid uskumatult olulise avastuse. Nad leidsid lapse säilmed, kes elas umbes 29 000 aastat tagasi. See leid on riigi vanim inimmatmine ning avab meile täiesti uue lehekülje vana Tai ajaloo uurimisel. Kaevamised koopas algasid juba 2020 aastal, kuid alles hiljuti õnnestus leida täielikult säilinud lapse skelett, kes oli maetud erilisse rituaalsesse asendisse. Käed ja jalad on tihedalt keha ligi surutud, mis viitab sidemete või nööride kasutamisele. Ümbrusest leiti lõkkejälgi. Iidsetel inimestel oli kombeks matmise ajal tuld teha. Ilmselt usuti selle puhastavasse jõusse.
Huvitaval kombel leidsid arheoloogid matmispaiga lähedalt iidseid kaljumaalinguid, loomaluud ja kivist tööriistu. See viitab sellele, et Koobas oli oluline paik mitte ainult matuste, vaid ka ürginimeste elu jaoks tuhandete aastate jooksul. Võimalik, et just siin said alguse Kagu-Aasia iidsete elanike esimesed kultuuritraditsioonid. Leitud Noa laev. Piibli kohaselt päästis Noa laev inimesi ja loomi suurest veeuputusest. Ja nüüd, 5000 aastat hiljem, pöörasid teadlased taas tähelepanu ühele kõige salapärasemale paigale. Türgis asuvale Türüpinaari moodustisele. See 163 meetri pikkune struktuur langeb üllatavalt hästi kokku piibli kirjeldatud legendaarse laeva mõõtmetega. Istanbuli Tehnikaülikooli ja Ağrı Ibrahim Çeçeni ülikooli teadlased on seda piirkonda uurinud alates 2021 aastast. Hiljutine 30 pinnase proovi analüüs tuvastas savi, meresetteid ja molluskite jäänuseid, mis on 3500 aastat vanad. See viitab sellele, et piirkond koges tõepoolest tugevat üleujutust. Moodustis asub vaid 30 kilomeetri kaugusel Ararati mäest, kus piibli järgi peatus laev pärast veeuputust. Struktuuri mõõtmed on samuti piibli omadele lähedased. Arvatav laeva pikkus on 157 meetrit, Türüpinaari moodustisel aga 163 meetrit. Siiski suhtuvad paljud geoloogid sellesse hüpoteesi skeptiliselt. Nende arvates on Türüpinar lihtsalt looduslik moodustis. Sellest hoolimata äratab see leid jätkuvalt huvi ja toob kaasa uusi uuringuid. See on 14,6 miljonit aastat vana. Arheoloogid avastasid Uus-Meremaal ainulaadse leiu, iidse mesilase kivistise, mis elas 14,6 miljonit aastat tagasi. Uus liik sai nimeks Leoproctus Sporidonovani ja kuulub perekonda Leoproctus, kelle esindajad on tänapäeval levinud Australaasias ja Lõuna-Ameerikas. 6,4 millimeetri pikkune kivistise fragment leiti miotseeni ladestustest Otagos, Hindanmari piirkonnas. Teadlased usuvad, et see liik elas siin ammu enne tänapäevaste mesilaste ilmumist ning tema olemasolu miotseeni faunas tõstatab uusi küsimusi putukate evolutsiooni kohta selles piirkonnas. Kui Leoproctus elas Uus-Meremaal juba 14,5 miljonit aastat tagasi, siis oli tal piisavalt aega paljude alamliikide arenemiseks. Kuid tänapäeval on teada vaid 18 endeemilist liiki, mis tekitab bioloogides küsimusi nii piiratud evolutsiooni põhjuste kohta. Karnaki templi kompleksi Luksoris uurinud arheoloogid avastasid iidse anuma, mis oli täidetud kuldehete, helmeste ja Egiptuse jumalate kujukestega. Ekspertide hinnangul pärineb see leid Egiptuse 26. dünastiast ja on umbes 2600 aastat vana. Ehteid peeti Vana-Egiptuses mitte ainult luksusesemeteks, vaid ka maagilisteks amulettideks, mis kaitsesid omaniku kurjuse ja haiguste eest. Need mängisid olulist rolli mitte ainult elus, vaid ka teispoolsuses, pakkudes kaitset igavikuks. Artefaktide seas paistavad eriti silma Jumal Amoni, Jumalanna Muti ja nende pojak Honsu kujukesed. Tõenäoliselt kasutati neid amulettidena ja kanti kaelas. Amonit peeti jumalate kuningaks ja vaaraode kaitsjaks. Hiljem ühines ta Raaga, saades nii nähtava kui ka nähtamatu jumaluse kehastuseks. Kõik leitud esemed restaureeritakse ja võib-olla pannakse need välja Luxori muuseumis. Baalbeki Jupiteri templi vundamendis on 3 tohutut kiviblokki, mis hämmastavad isegi kogenud arheolooge. Neid nimetatakse triliitoniks. Kujutage ette selle mastaapi. Iga selline plokk kaalub peaaegu 800 tonni ja selle mõõtmed on muljetavaldavad. Ligikaudu 19 meetrit pikk, veidi üle 4 meetri kõrge ja umbes 3,6 meetrit lai. Isegi tänapäeval oleks selliste hiiglaslike kivide tõstmine ja liigutamine keeruline, kuid muistsetel ehitajatel ei olnud kraanasid ega spetsiaalset tehnikat. Siiani pole päris selge, kuidas neid hiiglaslikke kive täpselt kohale toodi ja paika pandi. Arvatakse, et kivimürakaid liigutati spetsiaalsetel puustsaanidel, kasutades selleks sadade tööliste poolt veeretatud palke. Mõned on isegi oletanud tulnukate osalust ehituses, kuid tõsised teadlased lükkavad sellised hüpoteesid tagasi. Trilitoon ei ole lihtsalt templi vundament, vaid silmapaistev näide sellest, kui keerulised olid iidsete tsivilisatsioonide inseneriteadmised. Võib-olla aitavad tulevased leiud lahendada nii massiivsete rajatiste tekkimise mõistatust antiikajal. Hiiglaslik kivist sarkofaag. See sarkofaag kuulus võimsale vaaraole Ramses III, kes valitses Egiptust 20. dünastia ajal. See on tõeline meistriteos Vana-Egiptuse skulptuurist ja rituaalkunstist. Hiiglaslik kivikirst on kaetud hoolikalt graveeritud sümbolite ja stseenidega surnute raamatust, mis pidid aitama vaaraol läbida teispoolsuse ja saavutada igavese elu.
Selle külgseintel on kujutatud kaitsejumalannasid nagu Isida ja Neftis, kes sirutavad oma tiibu, sümboliseerides jumalikkust, avalikku kaitset ja hoolekannet. Hieroglüüfkirjad jutustavad Ramses III kangelastegudest ja tema seostest jumalatega. Huvitav on see, et seda sarkofaagi kasutasid uuesti 21 dünastia preestritest valitsejad, mis näitab, et kuninglikke hauakambreid kasutati hilisemal ajastul uuesti. Täna asub see suur sarkofaag Louvres, kus seda saavad näha tuhanded külastajad. Kõige salajasem kampaania maal. Katsed taaselustada villaseid mammuteid tekitavad palju küsimusi. Maailma teadlased usuvad, et katsed iidsete hiiglaste taaselustamiseks on äärmiselt salajased. Selle tööga seotud inimesed ei avalikusta üksikasju, mis tundub kahtlane. Suurimat edu selles valdkonnas näitab Ameerika ettevõte Colossal Biosciences. Neil õnnestus sisestada mitu mammuti geeni näriliste DNA-sse ja saada villaseid hiiri. Järgmine samm on elevantide genoomi redigeerimine, et luua hübriid, mis oleks võimalikult sarnane mammutile. Kuid isegi kui katse õnnestub, tekivad küsimused selliste loomade ellujäämise kohta tänapäevases keskkonnas. Põhjapoolsetes piirkondades on olukord muutunud ja nende tagasitoomine võib ettearvamatult mõjutada ökosüsteemi. Üks projekti teadlastest tunnistas, et kloonimine on teema, mille jaoks on lihtne rahastust saada. See tekitab kahtlusi, kas mammutite taaselustamine on üldse võimalik või on see lihtsalt raha meelitav teaduslik müüt. Uus kiskjaliik. Teadlased avastasid Egiptuse kõrbes Bastidodon sirtose kolju, uue kiskjaliigi, mis elas 30 miljonit aastat tagasi. See suur lihasööjast imetaja kuulus väljasurnud hüenotontide rühma ja oli toiduahela tipus, jahtides primaate, iidseid jõehobusid ja elevante. Bastedaton sai oma nime jumalanna Basteti järgi, kes oli kasside kaitsjanna ja õnnetuste eest hoidja. Tema koon ja hambad meenutavad tõepoolest kassiumi. Suuruselt oli see loom võrreldav leopardiga. Tal olid võimsad lõuad ja väga teravad hambad, mis võimaldasid tal olla hirmuäratav kiskja. Leid tehti Fayumi nõos, mis miljonite aastate eest oli roheline mets, kuid on nüüdseks muutunud kõrbeks. See paik annab teadmisi Aafrika iidsetest ökosüsteemidest. Hüenotontid domineerisid kiskjate seas, kuid kliimamuutused ja arenenumate konkurentide ilmumine viisid nende kadumiseni. Nüüd on nende koha looduses hõivanud tänapäevaste kasside ja koerte esivanemad. Piksekivi. 1782. aastal püstitati Peterburis kuulus Peeter I mälestusmärk Vaskratsanik, mille loomise kohta on palju kirjutatud. Kuid kuju postament, tuntud kui Piksekivi, on iseenesest ainulaadne inseneri saavutus. See hiiglaslik graniidist monoliit leiti Peterburi lähedalt Konna ja Lahta külast. Algselt oli see 13 meetrit pikk, 8 meetrit kõrge ja 6 meetrit lai. Selle kaal ulatus 2000 tonnini. Sellise hiiglase transportimine 18. sajandil ilma kraanade ja ekskavaatoriteta oli uskumatu ülesanne. Otsustati seda transportida talvel, kasutades külmunud maad ja jääd. Kivi asetati puust saanidele ja nende alla pandi vaskkuulid, mis veeresid spetsiaalselt ettevalmistatud renni mööda. Sajad töölised liigutasid seda vintside ja köite abil Soome lahe poole. Ainuüksi selleks etapiks kulus 4 kuud. Seejärel laaditi monoliit pargasele ja toimetati Peterburi. Kuid vedamisel ja hilisemal töötlemisel vähenes see märgatavat suuruses. 2000 tonnist jäi alles vaid 1200. Piksekivi on ajaloo suurim monoliit, mida on õnnestunud käsitsi liigutada. Isegi Baalbeki iidsed plokid jäid paigale. Ja see graniidist hiiglane sai osaks ühest Venemaa kõige äratuntavamast monumendist. Hästi säilinud värvitud riided. Arheoloogid avastasid Hollandis kõige vanemad värvitud kangajäänused, mille vanus on umbes 2800 aastat. Punase-sinise ruudulise mustriga villase materjali fragmendid leiti varase rauaaja eliitmatmis paigast Põhja-Brabanti provintsis. Uuring näitas, et riided kuulusid tõenäoliselt aadli naisele, kes oli maetud koos rikkalike pronks- ja rauaehetega. Kangas säilis tänu käevõrude metalli oksideerumisele, mille vastu see oli surutud. Teadlaste arvates võisid need fragmendid olla osa pikkade varrukatega kleidist või mõnest muust keerulisest rõivastusest. Analüüs näitas, et värvimiseks kasutati looduslikke värvaineid. Sinine värv saadi värvohakast ehk taimest Isatis tinctoria, mis on tuntud juba iidsetest aegadest. Punakat tooni saadi karmiiniga, mida saadakse putukatest, tõenäoliselt Poola košenillist, Porphyrophora polonikast. See leid kinnitab, et piirkonna elanikud valdasid juba 8. sajandile kristun keerukaid tekstiilitehnoloogiaid. Enne seda leiti Euroopa vanimad värvitud rõivaste näited Itaalias ja Austrias. Nüüd on ka madalmaad nende riikide seas, kus kasutati värvaineid ja mustrilisi kangaid juba ammu enne antiikaega. Anglosaksi mõõk 6. sajandist.
Arheoloogid avastasid 6. sajandi anglosaksi mõõga iidsetel kalmistul Canterbury lähedal. Leid on erakordselt hästi säilinud ja meenutab legendaarset relva Sutton Hoo matmispaigast. Mõõk on kaunistatud kullatud hõbemustritega ning tera ääres jooksevad ruunilised sümbolid. Relva eripäraks on käepideme otsas olev rõngas, mis teadlaste arvates võib sümboliseerida ustavust kuningale või aadlile. Koos mõõgaga säilisid ka puidust tuppede jäänused, mis olid kaetud koprenahaga. Lisaks mõõgale leiti matmispaigast kuldamulett, millel oli kujutatud madu või draakonit. Sellised ehted kuulusid tavaliselt aadlinaistele või anti edasi kui mälestusväärsed perekonnareliikviad. Kaevamised näitavad selget meeste ja naiste matuste eristamist. Meeste haudades on ülekaalus relvad ja soomused, naiste haudades aga prossid, pannalde ja ehteid. Samuti leidub artefaktide seas Skandinaavia ja Prantsuse päritolu esemeid, mis viitavad anglosakside kultuurilistele sidemetele. Praeguseks on uuritud 12 hauda, kuid ees ootab veel umbes 200 matmispaika, mis võivad peita mitte vähem väärtuslikke leide. Mineviku varjatud saladus. Hiljuti dešifreeris Peterburi riikliku ülikooli kristallograafi juhtimisel töötanud Vene teadlaste meeskond ühe planeedi haruldasema mineraali uramfiidi struktuuri. See ebatavaline mineraal leiti esmakordselt 70 aastat tagasi salajasel uraanimaardlal Turakovakis Kõrgõzstanis, kuid tol ajal ei õnnestunud selle üksikasjalikku struktuuri avastada. Ja hiljuti naeratas teadlastele taas õnn. Nad leidsid uramfiidi Venemaa Peštaus Stavropoli krais asuvalt leiukohalt. Uramfiit kuulub uraaniklimmerite hulka ja sisaldab oma koostises ammooniumi. See mineraal omab erksat luminesventsust ning varem kasutati seda fotograafias. Kuid hoolimata arvukatest uurimiskatsetest jäi selle täpne struktuur kuni 2023 aastani mõistatuseks. Tänu uusimale varustusele suutsid teadlased üksikasjalikult uurida vaid mõne millimeetri suuruseid kristalle. Mineraal osutus ebapüsivaks, seetõttu on kvaliteetse proovi leidmine tõeline õnn. Kokku on teada vaid 11 uraanimineraali ammooniumiga. Enamik neist leiti Ameerika Ühendriikides, kus ammoonium tekib orgaanilisest ainest, näiteks lagunenud loomade jäänustest. Hoidja salapärase naeratusega. Kreeka saarel Kea on mäe tipul juba üle 2600 aasta lebanud salapärane kivistlõvi. Tema tark naeratus, mis meenutab ühtaegu nii Cheshire'i kassi kui ka Mona Lisat, on ümbritsetud saladusega. Kohalikud elanikud kutsuvad teda Leftoseks ja usuvad, et kunagi oli ta nende saare peaaegu hävitanud. Kea lõvi raiuti 6. sajandile Kristus ühest ainsast kivist. Ühe versiooni kohaselt võis selle autor olla sama arhitekt, kes ehitas Ateena Akroopoli. Hämmastav on see, et kuju on säilinud nii heas seisukorras hoolimata 1000 aasta vihmast, tuultest ja kõrvetavast päikesest. Kuid kõige enam intrigeerib selle päritolu legend. Legendide kohaselt elasid Kea saarel veenümfid, kelle ilu tekitas jumalates kadedust. Vihased Olümpose jumalad saatsid lõvi, et saar hävitada. Siiski jäi Kea püsima ning selle auks ehitati tempel, lõvist endast aga sai selle mütoloogilise lahingu sümbol. Keegi ei tea, kas tema naeratus on skulptori tahtlikult välja raiutud või on see aja ja ilma veider mäng. Aga üks asi on kindel. Kea lõvi võlub endiselt turiste ja jääb iidse legendi hoidjaks. Maooride ookeanilaev. Uus-Meremaal tehti üks viimaste aastakümnete tähtsamaid arheoloogilisi avastusi. Isa ja poeg Wayne ja Ben Dix leidsid Chathami ehk Rekohu saare rannikult iidse ookeanilise kanuu vaka jäänused. Alguses ei saanud nad arugi, mida nad täpselt leidsid, arvates, et see on lihtsalt vana puutüvi. Kuid pärast esimesi väljakaevamisi sai selgeks. Nende ees on tohutu puidust laev, mis võib olla umbes 500 aastat vana. Arheoloogid on juba maast välja toonud üle 400 laevafragmendi, mis on valmistatud Uus-Meremaa puudest, Pukatea, Totara ja Rimu. Eksperdid arvavad, et see leid on seotud Moriori rahvaga, Chathami saarte põliselanikega. Võib-olla on see legendaarne vaka ringihoa, mida mainitakse nende iidsetes tekstides. Leitud kanuu eristub mitte ainult oma suuruse, vaid ka ainulaadse konstruktsiooni poolest, mis näitab Morioride meresõitjate kõrget meisterlikkust. Arheoloogid usuvad, et vaka uurimine aitab paremini mõista, kuidas piirkonna saared asustati, milliseid teid mööda liikusid iidsed rahvad ja kui kaugele ulatusid Maooride ja Morioride mereteed. Siiditee helmed. Arheoloogid uurisid ainulaadseid helmeid salapärase naise hauakambrist, keda kutsutakse Siiditee punaseks printsessiks. Matmispaik leiti Hiina Xinjiangis umbes 15 aastat tagasi, kuid erilist tähelepanu pälvis see hiljuti tänu ebatavalistele ehetele.
Need leiud on üle 2000 aasta vanad. Spetsialistid uurisid 8 erksepunast helmest ja selgitasid välja, et need on valmistatud haruldastest Vahemere korallidest. Analüüsid näitasid, et materjal toodi Lääne Vahemere rannikult. See räägib iidse Hiina kaugetest ja hämmastavatest kaubandussuhetest, sest tol ajal peeti koralle luksuseks ja neid hinnati peaaegu sama kõrgelt kui kulda ja vääriskive. Teadlased oletavad, et need ehted jõudsid Kesk-Aasiasse siiditee kaudu, mis oli kaubatee, mis ühendas ida ja läänt. Tõenäoliselt ei olnud helmed lihtsalt kaunistuseks, vaid naise rikkuse, prestiiži või võimusümboliks. Peruus avastati Cuscos salapärased inkade maa-alused tunnelid, mille pikkus on peaaegu 2 kilomeetrit. Leiu tegid arheoloogid uurides iidset Cusco linna. Tunnelid ühendasid Aksaju Saksajoomani kindluse, päikesetempli ja olulise usulise rajatise. Massiivsetest kividest ehitised avaldavad muljet oma tugevuse ja insenerioskustega. Need suudavad taluda tugevaid maavärinaid, mis on piirkonnale iseloomulikud. Teadlased on kindlad, et inkad kasutasid neid varjatud teid preestrite ja väejuhtide salajasteks liikumisteks strateegiliste ja rituaalsete objektide vahel. Vaatamata legendidele varandustest pole seest seni midagi leitud. Üle 1 miljoni aasta vanused inimjäänused. Arheoloogid avastasid Hispaania koopas siimadel elefante ainulaadsed iidse inimese jäänused, kes elas umbes 1 400 000 aastat tagasi. Leitud koljufragment on vanim, mis kunagi Lääne-Euroopas avastatud ja esindab teadusele varem tundmatut inimliiki. Leitud näosa, mille teadlased nimetasid Pinkiks, ansambli Pink Floyd auks, säilitas vasaku põse ja ülalõualuu koos hammastega. Ekspertide sõnul erines see iiden inimene oluliselt hilisematest piirkonna asukatest, keda tuntakse homo antecessorina. Näiteks oli Pinkil lamedam ninakuju, mis meenutas pigem homo erectust, esimest liiki, kes lahkus Aafrikast umbes 1 800 000 aastat tagasi. Tol ajal oli Euroopa kliima märksa leebem ning Tsimadel elefante piirkonna orud olid kaetud tihedate metsadega ja asustatud jõehobude, piisonite ja hirvedega. Vana-Vene torupill linnukujul. Alles hiljuti avastasid arheoloogid Suures Novgorodis hämmastava muusikariista. 12. sajandi linnukujulise nahast torupilli kotti. See on esimene selline leid Vana-Vene aladel, mis muudab meie arusaama esivanemate muusikatraditsioonidest. Torupilli kott on valmistatud üliõhukesest nahast. Selle pikkus on umbes 72 cm, laius 45 cm. Kõige ebatavalisem selle leiu juures on valmistamistehnoloogia. Nahk liimiti kahekihiliseks ilma niite kasutamata, mis tagas õhutiheduse. See on tolle aja kohta täiesti ebatüüpiline. Varased ajaloodelased leidsid Novgorodis üksikuid torupilli osi. Näiteks 2015 aastal avastati mängutoru ja 2018. aastal puhumistoru. Kuid terviklik linnukujuline torupill leiti esmakordselt. See tähendab, et novgorodlased ei kasutanud lihtsalt teistest kultuuridest laenatud muusikariistu, vaid neil oli omaenda valmistamistraditsioon. Muide, linnukujulisel vormil võis olla sümboolne tähendus ja see võis olla seotud vaimse maailma või looduse jõudude kujutlustega. Sarnane traditsioon on tuntud ka teistes Ida-Euroopa piirkondades. Näiteks Valgevenes ja Poolas nimetatakse torupilli siiani tudaks ja kosaks. Üleujutus aitas arheolooge. Hiljutine tugev üleujutus Liibüas aitas ootamatult arheolooge. Pärast seda, kui torm Daniel uputas iidse Shahati linna, uhtus vesi pinnase minema ja paljastas üllatava artefakti. Antiikse hauaplaadi, mis pärineb vanade kreeklaste ajast. See on valmistatud lubjakivist ja on tänaseni suurepäraselt säilinud. See leid on tõeline kingitus arheoloogidele, sest Shahat, iidne Kürenee, oli oluline teadus- ja kultuurikeskus hellenistlikus ning hiljem Rooma maailmas. Siin õpetas kunagi filosoof Eratosthenes, kes esimesena mõõtis maa ümbermõõdu. Linn ise oli kuulus oma templite, teatrite ja raamatukogude poolest. Kohe pärast leidu lõi Liibüa muinsuskaitseamet spetsialistide meeskonna, et kaitsta ja uurida seda väärtuslikku mälestist. Praegu on plaat ekspertide käes, kes on juba kinnitanud selle autentsust. Lähiajal kavatsevad arheoloogid välja selgitada raidkirjade üksikasjad, mis võivad rääkida rohkem antiikse Küreene elust ja inimestest. Lõhnatud naised. Namiibia loode osas elab hämmastav hõim nimega Himba. Selle hõimu naised ei pese end kunagi veega, kuid hoolimata sellest näevad nad hoolitsetud välja ega lõhna ebameeldivalt. Kuidas see on võimalik poolkõrbe tingimustes, kus vesi on uskumatuks luksuseks? Himba hõim tekkis umbes 500 aastat tagasi, kui osa Herero rahvast rändas üle Kunene jõe tänapäeva Namiibia aladele.
Himba peamine tegevusala on alati olnud karjakasvatus ning inimeste elu sõltub täielikult lehmadest ja kitsedest. Isegi majad ehitatakse ringikujuliselt, et kaitsta kariloomi. Viipuuduse tõttu on Himba naised juba lapsepõlvest harjunud vett säästma ega kasuta seda keha pesemiseks. Selle asemel kasutavad nad erilist segu nimega otsise. Seda valmistatakse loomarasvast, punasest okrast ja kohalikest taimedest. Naised kannavad seda segu iga päev nahale ja juustele, tänu millele saavad nad kuulsa terrakotavärvi tooni. Otise segu kaitseb päikese eest, säilitab niiskust ja omab antibakteriaalseid omadusi, ennetades ebameeldiva lõhna tekkimist. Lisaks kasutavad naised traditsioonilise pesemise asemel suitsuvanne. Nad istuvad hõõguvate süte kohal, millele on lisatud kamforipuu vaiku, mürri ja muid aromaatseid ürte, mis puhastavad keha ja hävitavad baktereid. Himba hõimul on ilu jaoks oma reeglid. Punakas nahk sümboliseerib jõudu ja tervist ning mitmete patside ja ehetega soengud näitavad naise sotsiaalset staatust, vanust ja perekonnaseisu. Tänapäeval kaob Himba traditsiooniline eluviis järk-järgult. Noored lähevad üha sagedamini linnadesse ja traditsioonid ununevad. Kuid seni võib veel kohata naisi, kes hoiavad oma imelise rahva iidseid hügieeni ja ilusaladusi. Toetage kanalit, pannes videole meeldimise ja jättes kommentaari. Mida rohkem on teid, arheoloogia huvilisi, seda rohkem videoid ilmub kanalile. Aitäh, et vaatate! Kõike head!